Tartu Uus Teater etendab eeloleval nädalal loetud korrad Tartu Ülikooli muuseumis Karl Ristikivi romaani põhjal valminud lavastust Hingede öö. Lavastus valmib teatrigrupi G9 Tartu Uue Teatri ja Tartu Ülikooli muuseumi koostöös. Iga teatrikülastaja liigub etenduse peategelasena läbi Toomkiriku ruumides justkui Hingede ööst tuttava surnud mehe majas. Mari Kangur ajas juttu lavastuse 2 autoriga. Labürint teatriühenduse G9 liikmed Maret Tamme ja Henri Green ütlesid, et Hingede öö on ideaalne materjal sellise lavastuse jaoks, kus teatrikülastaja ise on ka peategelane. Raamatus on üks mees, mina tegelane, kes siseneb uusaastaööl ühte majja, liigub seal ringi üksinda. See tundus nagu vältimatu või paratamatu, et teatrisse tuleb tulla üksi, kui tahta kogeda midagigi sarnast. Et see üksi olek on oluline. Just jah, see on raamatust üle kantud, et see peategelane siseneb olukorda ja kirjeldab seda ka välismaailmale läbi selle mina-pildi, et seal ei ole korrakski seda, et tuleks nagu kõrvale välja, ütleks, et tema tegi seda või mis sa sellest arvad, et seal on kogu aeg, et mina mõtlesin, mina tegin, mina läksin, mina olin ja me tahamegi selle taas luua, sest et see mõte endast ja enda tegemistest ja see on ka seal raamatus väga oluline, see ongi põhimõtteliselt ongi, et see, miks ta sinna majja läheb, et see maja ongi sümbol tema enda nagu mõttemaailmast on arvates. Sellepärast peaks sinna ka minema üksi, sest enda pähe sa ei saa ju minna kellegi teisena. Vormiga võrdselt oluline on loomulikult ka sisu. See võõras olek või koha otsimine või selline võõrus on üks väga oluline teema. Et seal on sellised üldinimlikud universaalsed teemad, mis on olulised nii eile, täna kui ka homme, et selles mõttes, miks mitte teha seda praegu, ongi väga õige teha seda ka praegu. Ja mis on seal veel minu jaoks oluline teema on piir ja miks siis raamatutegemus minu jaoks toimub aastavahetusel, on just seepärast, et see aastavahetuse sündmus või traditsioon on ka üks väga oluline piir, kus nagu otsustatakse, et nüüd on uud aasta või et nüüd uuel aastal ma teen midagi teistmoodi ja see muutumine ja piir ja ühest olukorrast teise üleminek ja milles see piiri seisneb, see on raamatus väga oluline teema ja me tegeleme sellega siin lavastuses ka.